Tere, head podcasti kuulajad! Seekordses Olümpiaakadeemia podcastis on külaliseks maadleja Epp Mäe. Tere, Epp! Tervist kõigile! No sul on selja taga tegelikult üliedukas hooaeg, et tänavu krooniti Epp Mäe Varssavis Euroopa meistriks ja maailmameistrivõistlustel Oslos võitsid sa hõbemedali. Kuidas sa selle tänavuse hooajaga ise rahul oled? Ma arvan, et nüüd on natuke sellest MM-ist aega mööda ka läinud, et ma olen võib-olla saanud natuke rahulikumalt sellele hooajale tagasi vaadata. Ma arvan, et see hooaeg tegelikult oli edukas ja hea hooaeg, kuigi eks väike selline nördimus on ikka sees, et ühel võistlusel jäi medal võtmata, milleks oli olümpiamängud. Sa olid tegelikult ka Oslos maailmameistrivõistlustel väga lähedal sellele, et saaksidki maailma absoluutseks parimaks, kuid finaali päris siis lõpus seal pööras ameeriklanna selle kaotusseisu võiduks. Ma vaatasin seda finaali paar korda nüüd videost üle ja kuidas sa ise selle võib-olla selle kõige viimase minuti seal kokku võtaksid, et sa üritasid ju lõpus ka ise rünnata. Oled sa tagantjärgi analüüsinud, oli see ikkagi nagu õige otsus? Ma ise ei ole ausalt öeldes oma MM-i matse vaadanud, et ma olen täiesti selle koha pealt nagu ennast välja lülitanud, et kui hakkab uus hooaeg pihta, siis me võtame need matsid ette ja analüüsime sellisel moel need läbi, mis aitaks siis uuel hooajal õigeid otsuseid teha. Aga tänasel päeval, mis ma selle matsi kohta võin öelda, et me ei teadnud kõik, et see ameeriklane oli väga tugev vastane, ta oli juba enne seda 5-kordne maailmameister. Et lihtsalt jääda passiivseks ja hakata lõpus kaitsma ja punkte hoidma, tema puhul ei tööta. Et me pidime olema ise aktiivsed ja seal viimasel hetkel ma ka varem erinevates intervjuudes olen öelnud, et mul olid probleemid põlvedega ja üldse, et seal võistlustel keha ikkagi lõpuks vastu pidas selle üle, ma ülimalt tänulik oma kehale. Aga eks seal viimases matsis selle ameeriklasega see põlva ilmselt ühel hetkel tunda ja võib-olla korraks see võis mind nagu rütmist välja viia, et seda mingisugust klippi, mis ma sellest matsist olen näinud, siis ma näen, mis vigu ma seal tegin, et kindlasti tagantjärgi on alati hea mõelda, et oleks midagi paremini teha ja midagi teistmoodi lõpetada, et seekord see läks nii ja tulevad uued võistlused ja saan ennast uuesti tõestada. No kellel huvi meie podcasti kuulajatest, siis Eesti Maadlusliidu kodulehel on tegelikult Epp Mäe maailmameistrivõistluste matsid järelvaadatavad ja ma vaatasin just sealt üle koos nende ingliskeelsete kommentaaridega, väga põnevad ja väga huvitavad matsid olid, et soovitan küll kõikidel huvilistel pilgu peale visata. No seal finaalmatsis tegelikult oli selles mõttes veel huvitav seis, et sa ju tegelikult esimese perioodi võitsid vist 4-0 äkki ja teise perioodi keskel võttis siis ameeriklanna 2 punkti tagasi, et see matš tegelikult näitas, et tegelikult oli see väga võrdsete nii-öelda heitluseks. Jah, kindlasti, et võib-olla alguses mõne vastasega see 4-0 ongi väga hea seis juba ja tundubki, et ongi matš nagu võidetud siis selle ameeriklasega. Ma tean, milline ta maadlejana on ja kui kiiresti ta võib nagu matši käiku muuta, et ta on partnermaadusse tähendab siis nagu Matil, kui me oleme maas, et see on tema väga tugev külg ja seal ta võib matsi nagu väga kiiresti ümber pöörata, et ta võib võtta 10 punkti järjest täiesti 30-40 sekundiga, eks ju. Et ütleme nii, et matsi nagu esimeses pooles õnnestuski seda partnermaadust vältida, aga lõpus üks viga ja sinna partnerisse me jäime ja sealt on need punktid väga lihtsalt said. No treener Rahto Raska on samuti siin kommenteerinud ka meedias, et tegelikult oli õige otsus rünnata seal viimasel minutil ja seda enam, et tegelikult ka poolfinaalis Kõrgõzstani maadleja vastu ju tegelikult oli ka selline pingeline hetk, et aga poolfinaalis suutsid sa just nimelt lõpusekunditel teha 2 punkti väärt võtta, mis siis selle nii-öelda 3-3 viigi tõi ja koos sellega matšivõidut, et kui korraks minna sinna eelmiste matšide juurde ennem finaali, et kas see vorm, ütleme, maailmameistrivõistlustel oli väga hea ja sa tegelikult tundsid, et ära ei väsi, et jõudu on ja vormi ajastamine ei ole sugugi halb. Kui võtta nüüd seda, et see aasta oli väga eriline, selle koha pealt sul on 3 tiitlivõistlust, 2 tiitlivõistlust niivõrd lähestud üksteisele, et sisuliselt peale olümpiade 2 kuu pärast oli juba MM. Et see kindlasti võttis sellist
noh, vaimset võib-olla sellist pingutust rohkem just selleks ettevalmistuseks, et sa pead suutma ennast kokku võtta, et Tokyo olümpia ikkagi oli ju pettumus, sa tuled sealt tagasi, lisaks ma sain seal põlvevigastuse, sa pead jõudma tulla välja sellest olümpiamängudest, natuke puhata, ravida oma põlve ja siis juba alustada ettevalmistusega MM-iks, et see aeg selleks oli lühike, me tegime täpselt kõik nii, kuidas me jõudsime, kuidas me saime, ma ei ütle, et ma olin seal eluvormis, et ikkagi see põhitipp läks tegelikult ju olümpiale ja noh, ütlemegi, et see MM-i ettevalmistus oli parasjagu piisav, et ma pidasin matsid vastu ja keha pidas vastu, et ma ei kaks pool nädalat enne MM-i ma ei suutnud näiteks küttida niimoodi, et mul ei oleks põlves valu olnud. Et noh, selline ajaga võidu jooksmine käis selle MM-i puhul küll. Ma saan aru, et seal olümpial tegelikult said sa sellise põlvevigastuse, mis siis oli, ütleme, natuke väänasid seal ühes matšis põlve, aga tegelikult Oslos segas su võistlust hoopis teine põlv, et tegelikult said sa nüüd teise põlvevigastuse ka kohe otsa nii-öelda. Jah, et see oligi siuke juba koomiliseks muutuma, et ma ühest asjast just nagu hakkaksin taastuma ja tundub, et põlv on parasjagu tugev, et saab korralikult maadelda ja siis sellinegi viimases ettevalmistavas laagris Poolas ja lapsti kohe jälle teine põlv, et ei osanudki nagu kuidagi reageerida selle, kas nutta või naerda nüüd, et kuidas see võimalik on. Aga jah, see esimene põlvevigastus, see lõi kuidagi keha balansist välja ja hakkasid teised lihased kompenseerima ja selle tõttu ka see teine põlv sai niimoodi viga, et õnneks need ei olnud sellised niivõrd tõsised põlvevigastused, mis oleks täiesti rajalt maha võtnud, et nad olid parasjagu segavad, et tavaelu ei sega, aga kui sa ikkagi maadled ja 100% mingisuguseid liigutusi pead tegema, kus on jõud ja kiirus tagasi, siis see põlv ikkagi ei ole piisavalt tugev. Et jah, tegelikult see MM-i lõpu ettevalmistus käis põhimõtteliselt põlvedele taastusravi, eks ju, et nad saaks piisavalt heasse konditsiooni, et matile minna. No arvestades su tänaseid saavutusi sel aastal MM hõbe ja EM kuld, siis ma arvan, et 2024 Pariisi olümpial ei saa ju olla ühtegi väiksemat eesmärki, kui nüüd seada eesmärgiks kuldmedal ehk siis olümpiavõit, et oled sa selline, ütleme, kahe jalaga maa peal sportlane, kes ei võta nagu väga suuri eesmärke ja võtad nagu päev korraga või aasta korraga, või tegelikult oled sa pigem seda tüüpi sportlane, kellele meeldib selliseid suuri võimsaid eesmärke püstitada, et võtame eesmärgiks olümpiavõidu ja aasta 2024 näiteks? Noh, ma arvan, et ma olen parasjagu medaleid juba toonud, et ma võin nii suurelt unistada. Aga ma arvan, et nagu üleüldiselt oma sellise karjääri jooksul ma olen küll pigem olnud kahe jalaga maas, et ma olen ikka samm-sammult läinud ja tõesti, et ma arvan, et ma võin niimoodi olümpiakullata ja see on ka, ma arvan, õige, et kui ma järgmised 3 aastat võtan plaaniks edasi maadelda, siis mul peab olema mingi suur eesmärk, mille nimel ma siis seda tööd hakkan tegema. Jah, et kui vaadata sinu, ütleme, medaleid, siis neid on ikka tõeliselt palju ja kas maailmameistrivõistlustelt on 2 pronksi ka, eks, lisaks hõbedale ja Euroopa meistritiitel ja nii edasi, siis kuidas sa üldse motivatsiooni leiad sellise medalite kogu juures, et või võib-olla ongi hea, et ei ole seda kõige säravamat, ma ei tea, maailmameistritiitlit või olümpiavõitu, et see tegelikult ju teistpidi ongi üheks väga tugevaks motivatsiooniallikaks, et mis sunnib nagu edasi pingutama, edasi treenima igapäevaselt. Ma arvan, et mul ei ole nagu motivatsiooni leidmisega küll probleemi varem olnud, et mul on niivõrd palju häid sõpru just maavaldkonnas, kes on mitmekordsed maailmameistrid, 4-kordsed Euroopa meistrid, et nad rassivad täpselt samamoodi nagu edasi ja ma ei näe, et neil ka mingisugust muutust, et ma olen nüüd kõik saavutanud, ma ei taha rohkem midagi teha, et ma ei näe motivatsioonis küll probleemi. No just kui Tokyo olümpia juurde tulla korraks, siis esimeses ringis alistasid sa seal kanadalasest olümpiavõitja Erika Viibe, eks, et 5-4 ja kusjuures asusid seal ka matši 5-0 juhtima. No Rio de Janeiro olümpiavõitjale Erika Viibel õnnestus tegelikult teenida 2 korda 2 punkti ja seal olid samuti sellised põnevad hetked, ärevad hetked lõpus.
aga kuidas seda olümpiaturniiri ikkagi kokku võtta, ja võib-olla kohe esimest matši, sellepärast et kui su kohe esimese matšis on olümpiavõitja vastas, siis teeb nagu natukene siukseks ärevaks küll, eks? noh, eks olümpiale pääsevad ainult tugevad, et see sõel on niivõrd tihe, et sinna nagu selliseid nõrka vastaseid ei pääsegi. Kanada vastane on loomulikult kindlasti mitte lihtne vastane, aga ma arvan, et ta on üks nendest maadlejatest, kellega ma olen viimastel aastatel väga palju võistlustel pidanud maadlema. Et ja kuna see kaalukauss on olnud rohkem nagu minu kasuks, siis ma arvan, võib-olla mina olin tema jaoks psühholoogiliselt natuke raskem vastane kui tema minu jaoks. Aga kui jaapanlanna juurde minna, siis tegelikult, kui sa üldjuhul, ma saan aru, oled ikkagi suhteliselt lühike selles maadlejate seltskonnas seal, just selles kaalukategoorias, siis tegelikult jaapanlanna oli vastupidi sinust lühem ja see ikkagi oli väga teistmoodi situatsioon. Kas sellises olukorras praegu oleks vaja võib-olla jaapanlanna vastu harjutamiseks sulle mingisugust teistsugust sparringupartnerit, ma tahan lühikest sparringupartnerit, kes võib-olla, ma ei tea, meenutab jaapanlannat ja liigub palju ja ei taha kontaktis maadelda, et sul oleks vaja sellist keerulist vastast siia treeningutele? Jah, kindlasti see on üks variant, kuidas seda situatsiooni lahendada, et tõesti on hoopis selline teistsugune, kui tõepoolest mina ei ole kõige pikem seal oma kehakaalus, et ikkagi päris pikad naised on meil seal. Jaapanlane on veel lühem, et jah, natuke keeruline oli minul temaga maadelda, sellepärast et kui võib-olla teisi partnereid ja vastaseid ma saan läbi aasta proovida erinevatel võistlustel, väga tihti oleme ka laagrites koos ja seal peame madistama, siis seda jaapanlast, sa näed käinud MM-il korra aastas. Et sellest vastast saab rohkem vaja tunnetada ja tõepoolest see variant, et otsida sarnase maadlusstiiliga treeningpartner, see on üks lahendus sellele. No kuidas see põlvevigastus jaapanlannaga matši segas, et kas tagantjärgi olete seda natuke analüüsinud, et mis seal jaapanlannaga matšis veel võis nagu oluliseks saada, sest kokkuvõttes see sai ikkagi väga, väga tähtsaks matšiks? Ma tulin sealt Kanada matšilt tagasi ja tundsin, et midagi selle põlvega ikkagi juhtus. Saime põlvekaitse sinna peale panna, aga see ongi selles olukorras, kus sa ei taha endale tunnistada, et midagi on nagu halvasti, sa kordad endale, et kõik on hästi, see põlv peab vastu, sa saad veel edasi maadelda. Et kuskil alateadvuses ikkagi tahan sulle, et põlv ei ole päris okei. Aga ma arvan, et ma olen ka sellistes situatsioonides varem olnud, et ei olnud uus situatsioon minu jaoks, et ma ikkagi matšis suutsin selle nagu välja lülitada ja ka see aitas, et see matš tuli tegelikult üsna kiiresti peale, keha ei jõudnud maha jahtuda ja see põlv ei jõudnud nii palju välja lüüa, et järgmisel päeval see põlv ikkagi oli paistiv ja ma kirjalt tundida ei saanud. Te läksite tegelikult sinna Jaapanisse üsnagi varakult kohale, eellaager tehti siis Nagano külje all Sakus. Kas see oli sinu arvates selline õnnestunud laager enne võistlust või läksite liiga vara kohale, olete te tagantjärgi mõelnud selle peale, et kuidas õnnestus see nii-öelda eellaager seal Jaapanis? See eellaager õnnestus meil, selles mõttes ta õnnestus, eks ju. Meil oli seal paar sellist ärevat momenti, kus mul treener andis vale positiivseid COVID-teste, mis tegid meid tõesti ärevaks seal, et kas tõesti nüüd või kuidas see võimalik on. Et kui tagantjärgi mõeldes oleks võinud see Saku laager olla võib-olla pisut lühem, et kindlasti me tahtsime varem minna, et selle ajaga harjuda, et me oleme varem Jaapanis käinud laagrites, me teame, kui kaua see aega võtab, et sellisesse tavalisse heasse rütmi saada, oma organismi teha. Siis et üleüldiselt õnnestus see laager, aga eks selline need piirangud, mis seal olid, need olid ikkagi ranged, et kuskile välja me omapäi ei tohtinud minna. Kui soovisime kuskile jalutama, siis me pidime sellest varakult teada andma, meid viidi bussiga ühele sellisele jooksurajale ja siis seal saime jalutada, et selles suhtes võib-olla seal olümpiakülas elu oli pisut
pisut vabam kui seal Sakus ettevalmistusklaas. Kuidas Tokyo olümpia korraldajad selle meeletu testimisega hakkama said, et kas sa pidid ka iga päev tegema koroonatesti? Jah, see testimine käis iga päev nii Sakus kui seal olümpiakülas. Ja selles mõttes oli kindlasti jah, väga ehmatav, ma kujutan ette, et kui treener Ahto Raska ühel hetkel andis sellise valepositiivse koroonatesti, aga ma saan aru, et teil oli nagu lahendus olemas, et ka treener Maksim Maksimovitš oli kaasas ja tema võttis siis selle nagu juhendamise üle, eks? Jah, selles suhtes oli väga hästi, et see, et Ahto meil selliseid valepositiivseid andis ja karantiinis pidi istuma ja ka meie pidime karantiinis istuma nii kaua, kuni tehti lisatestid ja saadi tulemused, tegelikult meil on negatiivsed ikkagi. Siis jah, treener Maksim võttis väga hästi selle kõik üle ja me saime selle ettevalmistuse lõppu ikkagi ära teha nii, nagu vaja oli, et mingisugust sellist auku ei tekkinud. Kuidas on maadluses, et kui oluline on siin selline enesekindlus, et enne matšile minekut, see on ikkagi, ütleme nii, 1-1 vastu matš, et kas sellises olukorras, kus sul on nii palju tiitlivõistluste medaleid, sa lähed hästi enesekindlalt, sa tead, et sa oled võimeline neid kõiki võitma, on ka oht võib-olla natukene nagu üle mõelda või selline enesekindlus maadlusmatil, on see hea või halb sinu arvates? Seda enesekindlust peab olema täpselt parasjagu. Kui sul enesekindlust ei ole, siis tihtipeale sa võid selle matši juba enne kaotada. Kui sa oled liialt enesekindel, siis sa võid hakata ka väga rumalaid vigu tegema, et sa pead enda jaoks just selle õige piiri nagu leidma, et ma arvan, et ma olen nagu noortes vanuseklassides seda mõlemat saanud tunda, et see tuleb kogemuse pealt ja ma arvan, et tänasel päeval ma olen sellises enda jaoks väga heas seisus, et ma adun seda, millised on vastased, ma adun seda, millega ma ise nagu mati peal suudan hakkama saada ja ei mõtle üle, et kellel on mis tiitlid või mis medalid all, et iga võistlus on uus päev ja kõigil on võrdse võimalused. See on hea, et sa mainisid ka seda kogemust, et tegelikult tänaseks on sul nüüd nii hea kogemuste pagas, ma arvan, et ka selle pealt on võimalik nii mõnigi matš võita, eks, et kuidas sulle tundub, et kas selles kaalukategoorias, kus sa praegu võistled ja sel aastal siin tiitlid tulid ja head medalid, et kas see kogemus on võib-olla üks olulisemaid nüüd, sest ega seal ees on üsnagi võrdsed tegijad kõik, aga nüüd kellel on rohkem kogemusi ja igasugused väiksed nüansid hakkavad mängima, eks? Ja kindlasti. Et see kogemus on tegelikult ääretult oluline, et kui vaadata neid noori, kes peale tulevad, ka näiteks samune poolfinaali vastane Kirgistanist, et ta on tegelikult ju tunduvalt noorem kui mina ja mitte väga kaua täiskasvanute klassis olnud, et ta on väga hea vastane ja ta on väga hästi arenenud viimastel aastatel ja võib-olla mingites matšides lööbki välja just see selline vähene kogemus, et kuidas nagu pead selgena hoida matši lõppudes ja kõik see, et jah, kogemus. Kui rääkida nüüd ka võib-olla sellest kõige kuldsemast võistlusest, Euroopa meistrivõistlustest, kuidas sa need matšid kokku võtaksid, et mis selle võidu tõi nii-öelda? Eks see finaalmatši võit, see ikka oli emotsionaalselt kõige magusam ja kõige parem. Aga jah, ma arvan, et sinna ma läksin tõesti sellise väga hea enesekindlusega, et ma vahetult enne seda võistlust olime ka Poolas laagris, et laagrist otsa läksime sinna võistlustele ja seal treeningkaaslased poolakad viibutasid mulle näppu, ütlesid, kui Epp, sa nüüd siit kulda ei võta, siis sa siit Poolast ära ei lähe. Kuidas üldse maadluse, ütleme, ka tegeleda ja toetajaid leida on, et maailmameistrivõistluste hõbe tõi tegelikult ka Eesti Olümpiakomiteelt preemia, aga kuidas sellel spordialal nende nii-öelda sponsorite leidmine käib, et kas nüüd tänase seisuga, kus sul on niivõrd palju medaleid, on see lihtne, on see lihtsam kui varem oli või kuidas üldse see olukord on maadluses nii-öelda toetajate leidmine? No, see on selline huvitav teema, millest rääkida. Tundub küll ilus ja hea, et nii palju medaleid tuleb peale ja kõik, aga ega see sponsorite leidmine tegelikult lihtne ei ole. Et eks see mingil määral sõltub ala populaarsusest ja millest see siis sõltub, et tänasel päeval oleme ka maadlusliiduga situatsioonis, kus meil on dopingu case ja ka see mingil määral mõjutab.
Jaa, kindlasti see on nii nagu ka suusatamises olukord ei ole lihtne, et kui sellised tagasilöögid tulevad, siis on ka teistel raske, et mitte ainult sellel inimesel, kes siis seal, ma ei tea, kahtluse saab või nii edasi, eks. Kuidas sa üldse, ütleme nii, et selle maadluse juurde jõudsid, et ma vaatasin, et sul on tegelikult päris palju tiitleid ka näiteks judos oled sa tulnud vist Eesti meistriks, eks? Rannamaadlus, sumo ja nii edasi, et kuidas sa üldse maadluse juurde jõudsid, kuidas sa sellise valiku tegid elus? noh, ma olen sellest ka palju rääkinud. Kõige lihtsamalt seda kokku võtta ongi see, et maadlus on perekonnas sees. Vanaisa juba maadles, mu isa maadles, oli minu treener, minu vend oli minu treeningpartner, et noorena ma proovisin ka väga palju teisi alasid, aga kuidagi see maadlus ikkagi meeldis mulle kõige rohkem ja see tundus kuidagi nii õige minu jaoks. Et jah, alguses naistele ju väga võistlusi ei korraldatud ja olin nagu kergelt öeldes kade, et kuidas niimoodi, et mul vend saab mingi maadlusvõistlustel käia ja mina ei saa. Sellepärast lihtsalt tüdrukutel ei ole võistlusi. Ja siis ma esimesed võistlused maadlusingi poistega. Ja siis hiljem hakkasid teised treenerid ka siis seal tüdrukuid kasvatama ja mingi aja pärast siis juba tulidki esimesed võistlused tüdrukutele ja 2004 toimus siis esimesed Eesti meistrivõistlused naistele. Et selles suhtes see on natuke ikka muust ajast maas, kui 2004 ju naiste maadlus tuli esimest korda olümpiale, siis meie hakkasime alles Eesti meistrivõistlusi korraldama. Et selles suhtes oleme me ikka päris suure hüppe teinud. Kas muidu judo oli ka üks sinu nii-öelda võimalikke valikuid, et kui näiteks sinust ei oleks maadlejat saanud, oleks saanud hoopis väga kõva judokas? Jah, meil oli selline klubi, kus see klubi iseenesest oli tegelikult judoklubi, aga kuna me treenisime kahes erinevas kohas, kus siis ühes oli minu isa treeneriks, siis selle klubi alt me võistlesime väga erinevatel aladel, me võistlesime, me tegime judot, me tegime sumot, me tegime maadlust. Et meie treenid olid ka sellised, et vastavalt sellele, mis võistlus oli nädalavahetusel tulemas, seda me siis treenisime see nädal rohkem. Proovisin ma ühte teist, aga kuidagi jah, see maadlus oli ikka südamelähedasem. Ja eks see judoga oli ka see, et mingi hetk tuli reeglite muudatus, kes ei lubatud enam jalga võtta, siis ma enam judot teha ei tahtnud. No Ahto Raska avas just sel nädalal uue maadlussaali Viljandis, see sündis tänu seal, ütleme, entusiastidele, et kuidas üldse, ütleme, noored maadluse juurde saada, et tegelikult selliseid talente maadlusesse pole ju üldse lihtne leida, sest kõik noored lähevad esimeses hooga kõik kas jalgpalli või korvpallitrenni ja siis kes sealt nagu treeningutest järgi jäävad, need siis lähevad maadlusesse või mujale trennidesse, et kuidas saada maadluse juurde noori? Muudest maadlustegevustest Eestis nagu eemal olnud, et esiteks ma ise olin ju Soomes 6,5 aastat ja kui sa ikkagi käid ainult mööda tiitlivõistlusi ja suuri turniire, siis ma täpselt ei teagi, mis tegelikult Eesti maadluse pilt tänasel päeval on. Aga ma tean seda, et see COVID-i periood oli kindlasti maadlusele päris suur põnt, sellepärast, et kuna meil on kontakt spordiala, siis need piirangud mõjusid meile ikka päris kaua ja ka sellest tulenevalt väga palju lapsi läksidki just teistesse trennidesse, kuna neid sai teha. Et mis maadlusesse võiks nagu lapsi juurde tuua, ongi see, et käia maadlust inimestele või lastele koolides näiteks rohkem näitamas, et kõigil on ka lapsevanematel on mingisugused eelarvamused sellest, et ikkagi lapsed maadlustrenni tuua, siis see ei ole päris selline, et me nüüd ainult võtame ja murrame üksteist, eks ju. Et see on lastele väga kehaliselt väga hea arendamise võimalus. Et kuna maadluses nad teevad seal väga palju erinevaid asju, nad saavad seal mängida, akrobaatilisi harjutusi teha, nad saavad sellist võistluslikku momenti. Et ma arvan, et see on lastele väga hea trend, isegi kui nad ei jää hiljem sinna maadlusse, siis lapsena mitte proovi. Need aastad seal Soomes, et kui sa korraks Soomega võrdled, kuidas seal maadlusega on, et on seal samamoodi, et ega see ei ole kõige populaarsem spordiala seal riigis, aga samas neid, kuna seal on inimesi natuke rohkem, siis võib-olla on ka neid
naisi, kellega maadelda rohkem ja tegelikult ka kõiki maadlusega tegelevaid inimesi pisut rohkem, ehk siis see kandepind natuke laiem. Kui võtta nagu naiste maadluse koha pealt, siis seal on tüdrukuid kindlasti rohkem. Et küll võib-olla mitte nagu täiskasvanute klassis, et noh, see oli üpris sama nagu Eestis, et noh, põhimõtteliselt olingi, mina olin Eestist ja Petra Olli oli Soomest, kahekesi me käisime niimoodi. Aga jah, see tüdrukute ja noorte kandemine on neil ikka tunduvalt suurem, et nad ka tegelevad väga palju just noortega, et nädalavahetustel toimuvad pidevalt mingisugused laagrid, et kui meil on see, et võib-olla kui koolivaheaeg tuleb, siis teeme ühe laagri, aga Soomestel on jah, pigem ka see, et võetaksegi, tehtakse nädalavahetusel 2 päeva ja tulevadki lapsed siis üle Soome kokku. Et see on hästi kihvt enda puhul. No kui me veel korraks mõtleme, et kuidas seda maadluse nii-öelda kandepinda suurendada, kuidas noori rohkem maadluse juurde tuua, siis kindlasti üks väga positiivne samm on seesama uus maadlussaal, mille Ahto Raska avas, et kindlasti selliste maadlussaalide puudus on ka Eestis, et neid kohti, kus tegelikult sellega alaga igapäevaselt tegeleda väga palju ei ole. Jah, absoluutselt, et see saal, mis Viljandis praegu avati, suurepärane koht, et juba ka see mõjub lastele, lastevanematele tänapäeval väga, kui sa saad lapse viia korraliku treeningkeskusesse. Et kui need maadlussaalid on ikka üldiselt sellised, mingid vanad matid on kuskil maas ja saal on selline, et aknaid ka pole ja ei kutsu nagu inimesi üldse trennisi, siis just selliste saalide avamine, ma ei tea, ma võtaks ise tänavalt paar last viiksin saali. Kas sa oled juba ka mõelnud, et mida sa ise peale tippspordi lõpetamist teha sooviksid, et kas sa jääd maadluse juurde, hakkad äkki isegi noortetreeneriks, lähed sinna Viljandisse ja võtad mingi treeninggrupi ja räägid oma teadmised neile edasi? Ega mul päris sellist selget plaani endal välja mõeldud veel ei ole, et kindlasti ma tahaks midagi minna edasi õppima ja treeneri töö mõned aastad tagasi ma veel ütlesin kategooriliselt sellele ei, et ma ei näe ennast treenerina, aga ka need mõtted võivad ju muutuda. Kuidas muidu nende maadlussaalidega on üle Eesti, et kui praegu tahaks tõesti oma last panna maadlustrenni, siis on see lihtne, on see raske, kas ma leian selle maadlus nii-öelda grupi, selle noorte grupi igast linnast või on seda vaja ikkagi nagu päris tõsiselt otsida, et last üldse maadlustrenni panna täna? Ma arvan, et meil on üle Eesti ikkagi päris hästi jaotunud erinevad maadlusklubid ja neid ei ole ka väga raske leida, sellepärast, et meil on olemas maadluse ajakiri, kus on kõik klubid ja kontaktid kõik välja toodud ja ma usun, et selle info leiab kindlasti ka Eesti Maadlusliidu koduleheküljel, et kes otsib, see selle leiab. No me siin ühes podcastis rääkisime Allar Rajaga sõudmisest ja seal tuli tegelikult jutuks see, et üks asi on nüüd noorte ja ütleme see kandepind, et kui me suudame tõesti noored tuua näiteks sõudmise või ka maadluse juurde, mis on sellised natuke väiksemad alad kui jalgpall, korvpall näiteks, et siis me leiame sealt mõned talendid. Aga kuidas nüüd sellest talendist, ütleme, vormida see olümpiasportlane või see inimene, kes nüüd hiljem võiks hakata siis ka tiitlivõistlustel tulemusi tegema? Mis sa arvad, mis on võib-olla need kõige raskemad ja kõige olulisemad asjad? On see võib-olla selline pühendumus või ütleme selline tahtejõud või tegelikult ega tippsport ei ole nagu selles mõttes mingisugune meelakkumine, et see on ikkagi väga raske töö või on see just see nii-öelda töövõime, mida on vaja või mis on need sellised kõige olulisemad komponendid, millega peab arvestama, kui keegi soovib tõesti tippu jõuda? Ma arvan, et üks selline väga tähtis nagu osa sellest on see, et sa ise seda väga tahad, et sa oled ambitsioonikas ja ma võin enda näitel öelda, sa pead ikka jäärapäine olema. Et kui keegi ütleb sulle, et naiste maadlusega küll Eestis mitte kuskile ei jõua, siis mul just tekib selline tunne, et ma näitan sulle, kuidas jõuab. Et selles suhtes, kui sa ikkagi ise näitad seda välja, et sa soovid kuskile jõuda ja sa oled valmis selle nimel tööd tegema, siis sinu ümber tulevad need õiged inimesed, kes aitavad selle edasi minna. Ja kindlasti on siin väga oluline roll ka headel treeneritel, et kui sul on
noh, ütleme selline tugev toetusmeeskond, isa või vend või keegi, kes siis on ka ise varem perekonnas tegelenud selle alaga. Et see on kindlasti väga positiivne ja aitab palju kaasa, eks? ja absoluutselt, et kui sul on toetav perekond, siis see on alati panuseks ja see toimib väga hästi, et kui su lapsevanem viib sind lihtsalt trenni ja on õnnelik, et sa käid ja kulutad oma energiat kuskil, aga samas ta ei võta nagu vedu selle koha pealt, et kui laps ütleb, et ei, ma tahan ikka kuskil edasi jõuda või midagi, siis või kui treener ka näitab, siis võtab lapsevanema nagu selle koha pealt ühendust, et lapsel on potentsiaali kuskile jõuda ja ta seda soovib, siis noh, see perekonna toetus on ülimalt oluline. Kas võib öelda, et sinu esimeseks treeneriks oli sisuliselt sinu isa, et me Eesti Olümpiaakadeemia analüüsikonverentsil just rääkisime esimese treeneri rollist ja tema tähtsusest tegelikult spordis. Kas esimene treener võib öelda, et see oli su isa ja temal on väga oluline roll olnud ka sinu, ütleme, maadlejaks kujunemisel? Jah, absoluutselt. Et ma alustasin treeningutega, kui ma olin 5-aastane, siis kindlasti see isa eeskuju, minu venna eeskuju seal ees ja selline vennaga omavaheline võistluslikkus, et need olid asjad, mis kindlasti mind aitasid, suunasid ja mind edasi viisid. No kui me rääkisime siin hästi kõrgetest eesmärkidest, et 2024 näiteks Pariisis võiks unistada olümpiakullast, et oled sa mõelnud, et kui kaua veel võiks selles nii-öelda tippspordi karussellis keerelda, et kui mitu aastat veel seda tippsporti suudaksid teha? Et see sõltub esiteks sellest, kui kaua tervis vastu peab. Kui tervis vastu peab, siis võib ju jätkata. Aga noh, ma võin ka seda öelda, et kui ma võtan 10 aastat tagasi, siis ma ei näinud ennast veel tänasel päeval maadlemas ja tippsporti tegemas, eks ju. Aga selline järjepidev edasiminek on näidanud, et ma võin seda edasi teha ja see on ka sellist motivatsiooni hoidnud, et kui tulemused ikka järjest paremaks lähevad, siis sul ei teki tahtmist ära lõpetada. Me rääkisime siin sellest töövõimest ja tahtejõust ja sellest jäärapäisusest ja nii edasi, et aga mis on veel võib-olla sellised olulisemad soovitused, sest ma arvan, et üks väga tähtis roll on nendel sportlastel, kes on ise tippspordis olnud, et anda seda nii-öelda enda know-how'd edasi järgmistele, kes siis soovivad ka tippspordis olla, et ma arvan, et maadlus on selline ala, et võib ju tegelikult anda nõu väga mitmetele, ka judokatele võib anda nõu, võib anda, ma ei tea, karatekadele või kellele iganes, et kellel on ka noh, ikkagi vaja matil käia, et mis need sellised võib-olla maadluse eripärad on, mis võiksid olla kasulikud ka kõigil teistel siis spordiga tegelejatel? Ma arvan, et üks selline ülimalt oluline ja tähtis aspekt on see, et olla oma töös järjepidev. Et see, kui sa võtad ennast kuuks ajaks kokku ja siis panustad sellesse ühte kuusse kõik, mis sul on ja siis kuidagi kaob see motivatsioon ära ja sa ei hoia ennast enam sellel õigel kursil, siis ongi väga raske. Et midagi teha, siis teha seda järjepidevalt ja tõesti panustada oma tööd selleks. Ja nagu ma enne ka ütlesin, tõesti see, et kui sa ikkagi näitad välja, mis on sinu soovid, sa näitad seda oma tööga, oma tahtejõuga, kõigepealt tööeetika on niivõrd oluline, siis õiged inimesed, nad tekivad su ümber ja nad aitavad sind edasi selles suunas, kuhu sa tegelikult jõuda tahad. Kas sa näed, et tulevikus võiks ka teadusel olla suurem roll võib-olla, ma ei tea, treeningmetoodikas ja millisena sa näed võib-olla sellist teaduse rolli tulevikus, et ma mõtlen ka siin mitte ainult ütleme võib-olla see treeningmetoodika, vaid ka näiteks toitumine, ka puhkamine, treeningute ülesehitus ja nii edasi? Kindlasti sellised asjad tulevad veel rohkem juurde, et kui maadlus on ikkagi selline räägitakse vanad vene aja treenerid, et nad ongi oma mingites sellistes vanades tõekspidamistes kinni, siis ma näen, et see muutus on nagu väga kõvasti sisse tulnud, et treenerid on palju rohkem avatud erinevatele uutele
ütleme tehnoloogiatele, uutele tõekspidamistele, et kindlasti hakkab veel rohkem sisse tulema ja üks asi, mis seda ala hakkab ka edasi. Kui mõelda korraks maadluse muutuse peale tõesti, ega tegelikult kindlasti Tokyos oli ka juba näha neid tohutuid videokorduseid ja igasuguseid selliseid tehnilisi lahendusi ka, et tegelikult maadlus on üks selline spordiala, kus on võimalik ka kindlasti võtta kasutusele mitmesuguseid erinevaid, ma ei tea, teaduspõhiseid või tehnoloogilisi imeasju, eks, et kas on võib-olla mõni riik teistest nagu ees ka, et on jäänud silma, et näiteks, ma ei tea, jaapanlased kasutavad seal mingit videokordust rohkem kui teised või on juba näha ka mingeid ilminguid siin nii tehnoloogia kui ka teaduse rakendamise osas? Eks riigid teevad seda tööd erinevalt ja kellel on rohkem võimalusi, et kui me mõtleme, et meie vanasti käisime ise kaameraga niimoodi, et võistlustel filmisid oma vastaseid ja siis kodus vaatasid hiljem neid videosid, tänapäeval on hästi lihtne, kõik võistlused on sisuliselt internetis saadaval, kõik matse on võimalik hiljem järgi vaadata, et selles suhtes on kõigil nagu selle koha pealt üpriski võrdne seis. Aga sellist tehnoloogia kasutamist, näiteks, mis mulle praegu meenub viimasest ajast on, kuidas näiteks Hiina koondis kasutab sellist südamelöögi sageduse jälgimist, et tüdrukutel on kõikidel need andurid küljes ja suurelt on ekraani peal siis treenerite vaatamiseks, kuidas kellelgi vastupidavus trenni jooksul on. Et tehakse tööd küll erinevalt. Kui tulla korraks veel selle, ütleme, nii-öelda scoutingu juurde, et peab ikkagi tundma vastast, et kui sa lähed matši mingisuguse suure nime vastu, siin olümpiavõitja vastu näiteks maadlema, et siis tegelikult oleks ju hea teada kõiki tema nii-öelda nõrku külgi, tugevaid külgi. Kuidas see analüüs teil tegelikult käib? Eks see on üks asi, et mingid asjad sa pead kindlasti teadma, aga sa pead kogu aeg olema valmis ka üllatusteks, et kui sa ikkagi lähed matile, siis ka meie ju töötame niimoodi, et me teame nõrku külgi ja me töötame mingisuguseid tehnikaid, mis just peaksid töötama mingile kindlale vastasele. Et sellised asjad käivad kõik selle maadluse juurde. Need 2 olümpiakogemust, et Rio ja Tokyo kõrvutada ja siis kõik see kogemuste pagas, mis sealt võtta, peaks andma nagu Pariisist küll ju tulemust, eks, et kuidas sulle tundub, et kumb nagu oli isegi võib-olla õpetlikum, kas Rio või Tokyo? See olid mõlemad omamoodi õpetlikud. Ma peaks ütelda, et üks või teine, siis kindlasti esimene olümpia annab võib-olla sellise suurema õppetunni. Aga igal juhul ma soovin sulle palju edu ja jõudu, et su, ütleme siis, unistused nii spordis kui ka elus täituksid, et loodame tõesti, et sellised kõrged eesmärgid nagu näiteks Pariisi olümpiakuld võiks olla siis see järgmine unistus, mis täitub, ja igal juhul aitäh sulle kõikide nende positiivse emotsioonide eest sel hooajal. Aitäh teile!